see rada ehitati juba Nõukogude aja lõpul ja viimased võidusõidud toimusid siin aastatel 90-91, aga vahepeal oli siin Eestis nagu paus ja ei tegeldud nagu Speedway ja Flat Trackiga, sest Flat Track on üldse nagu viimasel ajal tulnud Eestisse Klameraja sõit. Ja meie korraldame nüüd nii Speedway kui Flat Tracki võistlused neljas aasta. Speedway'd osaleb täna küll vähe, 8 võistlejad, aga Flat Tracki ma hetkel ei oska öelda, sest registreerimine on just parasjagu nagu poolel. Rada on 400 meetrit pikk ja siin peab olema kiire. Tähendab, siin on 4 ringi ja finiš. Kellele huvi pakub, see võib igaüks tulla seda proovima, tähendab, ei olegi mingit küsimust. Praegult meil on olnud siin isegi 15 võistlejad peal. Flat Trackis võib lasta ehk Klameraja sõidus võib lasta kuni 12 meest joonele korraga. Riho Keelme, sa oled rohkem nagu krossi sõitja, kuidas sulle siin selle Flat Tracki peal asi istub? Flat Tracki peal, eks ta istub samamoodi, ega hobi on hobi ja tsikliga sõita on igat pidi, aga No aga siin praegu ei ole ei hüppeid, ei mingisuguseid muid selliseid asju, see peaks tunduvalt lihtsam olema või kuidas? Mõni üritus peab olema natuke rahulikum kui sellised rasked hüpped asjad, et vahepeal võib natuke vaiksemalt olla. Kuidas loodused on? Paned asja kinni? Loodame. Kuidas siis Kohtla-Nõmme rada on, sest ma tean, et siin Arvo Keelme on selle jaoks üsna palju vaeva näinud ja tööd teinud. Kuidas siis see rada tundub? Pole veel täna küll sõitmas käinud, aga teades Kohtla-Nõmme poiste osavust raja ettevalmistamisel olen veendumusel, et see rada on ikkagi väga hea. Võistluse nimi on Flat Track ja Flat Track on siis Speedway võidusõit motokrossi ratastele ja quadreiceritele. Tegemist on siis tõesti Flat Tracki Eesti karikavõistluste teise etapiga. Esimene etapp toimus 2 nädalat tagasi Tabasalus ja täna on siis teine etapp. 2 etappi kokkuvõttes selgitatakse Eesti karikavõitja, kes on siis tänavuse aasta Eesti parim sellel spordialal. Kui palju üldse nagu sellise motospordiga nii spetsiaalmasinates, kvaadides kui krossiratastega üldse tegeleb? Kui kõikide klasside peale kokku võtta, siis ma usun, et saab numbri sinna kuskile 50 kanti äkki. Aga spetsiaalklassis, see on siis nendel Speedway ratastel, mis on spetsiaalsed Speedway rattad, neil on meil kuskil seal 10-12 ringis harrastajaid ja ülejäänud vägi on siis muud klassid kõik kokku. Tegemist on tõesti siis hobisõitjatega ja nagu sa enne mainisid, tõesti need mehed, kes sõidavad meil MM-i tasemel, või mitte meil MM-i tasemel mehi ei ole, aga kes maailmas sõidavad MM-i tasemel, need tõesti teenivad päris korralikult. Aga nad ei teeni ainult selle MM-i sõiduga, aga nad sõidavad ka erinevates Speedway liigades, põhiliselt siis Poolas, Inglismaal, Rootsis. Ja võib siis öelda niiviisi, et need mehed, kes täna siin kohal on, need sõidavad siis suurel määral oma lõbuks, rõõmuks ja naudivad sõitu võib-olla rohkem kui profid. Just täpselt nii see ongi. Kuigi selles mõttes ma olen täiesti veendunud, et ka profid naudivad seda, mida nad teevad, sellepärast, et muidu nad ju seda ei teeks. Kuidas viisi üks selline tavainimene motokrossi juurde välja jõua? Ma tean, siin Viidased on ju mitu põlvkonda sõitnud, aga mina olen nüüd liiga vana, aga kui mingisugune noor inimene tahab sellega tegelema hakata, kust peaks alustama? Alustama peaks metsajooksuga tegelikult üldse, kuna motosport on füüsiliselt väga nõudlik ala, siis peab olema füüsiline ettevalmistus väga tugev ja alles siis, kui nagu ütleme juba jalad kannatavad, et siis tasub hakata mootorratast vaatama.
aga no mida seal on, mootor veab ja muudkui aga keera lenksu. Jah, nii ta päris ei ole, aga noh, selles mõttes, et kuidas satutakse üldse motospordi juurde, eks kõige suurem mõjutegur ongi see, et isad, onud, vanemad vennad, kes sõidavad, et need mõjutavadki noori poisse, kes tahavad ka hakata sõitma. On ka juhtumeid, kus inimene täiesti selge peaga hommikul ärkab üles ja mõtleb, et homme lähen poodi, ostan mootorratta ja hakkan sõitma. Aga need on pigem haruldused. Millal oleks viimane aeg motospordiga alustada? Kõik oleneb tasemest, mis tasemel sa tahad seda teha. Et hobi korras ma ei näe mingit takistust sinul osta endale kas või 4-rattaline mootorratas ja sellega rahulikult kas või metsas käia sõitmas. Ka see on motosport. Aga ütleme, kui sa ikkagi tahad kuskile jõuda mingisugusele tasemele Eestiski, et siis pead ikka, ütleme, kui sa 30-ne oled, siis sa võib-olla oled juba veidi hiljaks jäänud. Kui palju oleks see miinimumhind, millega võiks järgmisel aastal siia raja peale sõitma tulla? Ma mõtlen selles mõttes, et ratas, riided, kiiver, saapad, ma ei tea, mis sinna juurde veel kuulub, rinnahoidja, vabandage väljendust. Jälle asi oleneb tasemest, millel sa tahad seda teha. Ütleme, kui spetsiaalrataste hinnad, tegelikult ütleme, sellised odavamad rattad maksavadki seal paari tuhande euro juures. Riided võib osta ka kasutatuna, saab kätte seal, ütleme, 100-200 euroga ja umbes nii ta lähebki. Ma tean, et ühesõnaga spetsratad sõidavad metanooliga. Kus seda metanooli saab? See on ju väga selline karm värk, osa inimesi on selle läbi surma saanud või ühesõnaga see on föderatsiooni või alaliidu või kelle küsimus? Ei, see on, Eestis on 2-3 firmat, kus seda metanooli isegi täiesti müüakse. Et sealt nad käivadki ostmas seda. Ja tsiklimehele see ei ole väga ohtlik ja karm värk? Ei ole. Nii kaua, kui seda ainult tsiklisse valad, nii kaua pole häda midagi. Mis on kõige hullem, mis võib rajal või sõidul juhtuda? Kellegi kokku sõita. Kaotada võib. Ei kaotus ei ole hull. Kellegiga kokku sõita, kui vigastust saada. Aga mis on kõige parem, mis rajal juhtuda võib? Peale võidu? Eks ta on suur rahuldus vanamehele. Aga nende inimeste jaoks, kes ei ole kunagi sõitnud ja võib-olla ei hakka ka sõitma, kui saaks niiviisi paari sõnaga, mis see kõige suurem mõnu selle sõidu juures on? Ei oska mina öelda. Eks ta on fanatism tegelikult. Ma olen suur fanatism, kui ma olen kohvimaa näitu, olnud kõvud suur ja nüüd sõidan ise lõpuks. Aga ma hakkasin sõitma 42 aastaselt. Praegu olen 52. Siin just Karol ütles, et 30-aastaselt on juba hiljaks jäädud. See siis ei vasta tõele? Ei vasta. Üsna hiljuti, ma tean, oli sul aasta või midagi tagasi, oli üks kukkumine ja sellega juhtus niisugune lugu, et jalaluud olid, nagu sa ütled, tõsine raguu. Et kas see nagu ära ei ehmatanud, et uuesti jälle sõitma hakata ja tagasi tulla või kui suur see pauk peaks olema, et enam rajale ei tule? No ei ehmatanud midagi ära, et sellist asja ei ole, et ei tule, et nii kaua kui saab, nii kaua olen rajal ja kogu moos. Et kui enam füüsis ei luba, siis enam ei sõida, aga hetkel tundub, et lubab. Aga mis on see kõige suurem rõõm, mille nimel nagu inimesed rajale tulevad? Ma ei ole kunagi rajal olnud. Mis asi see on ühesõnaga see, millega võiks veenda inimest tsikli selga istuma ja kihutama hakata? No peal ei ole vist vahet tsikli selga või millega iganes, et peast saab stardis olla, võistelda, teistega ennast võrrelda kogu moos, rohkem ei olegi midagi. Aga missugune on see kõige rõõmsam moment selle asja juures? Kas siis, kui saab poodiumile tõusta ja karika kätte ja rahvale lehvitada või on mingid asju veel? No mitte alati, lihtsalt enda ületamine, enda oodatust parema tulemuse tegemine, see on alati parim. Sa oled nagu tänased asjandust juhtimas, kas ise oled ka motomees või oled lihtsalt huviline? Ei, mina olen paraku huviline, et ma enam motomees ei ole, mul omal küll poeg sõitis kunagi, aga paraku nüüd enam ei sõida.
aga mis selle asja juures nagu kõige huvitavam on, et ühesõnaga seda asjandust korraldad ja juhid siin? No mul isa juba tegeles ja isa oli isiklikult seotud selle sama sööraja ehitusega ja eks siis keegi peab jätkama seda teed. Ise ei ole proovinud? Ei, aitäh. Aga tahtmist ei ole? Veel ei ole. Aga kas kunagi hakkad? Vaevalt küll. Aga mis selle juures kõige nagu põhilisem ja huvilisem asi on, ütleme, kui ma olen vaataja, kes asjast midagi ei tea, millele peaks tähelepanu pöörama? No eks siin motospordis ja sööral eriti see situatsioon muutub nii kiiresti, et siin võib hetkega kõik pilt olla teine, et on libisemine, kukkumine, mis iganes, et see võib hetkega muutuda, see teebki asja põnevaks. Ja kui nüüd keegi tahaks hakata selle asjaga tegelema, mis on kõige põhilisem selle juures on? No ma arvan, et kõige põhilisem on osta mootorrattas omale ja hakata vaikselt treenima. Ja edasi on siis lihtsalt nii, et ainult gaasi ja tuld? No eks see kõik juba oleneb jah, kui julge on su süda ja kui palju see käsi jaksab peale keerata ja käed tsiklit kinni hoida, nii et sellest kõik hakkab. Aga kui nüüd ütleme selle juures, kas selliseid tõsiseid jamasid ka on, et kas keegi ennast sandiks kukub või oskavad inimesed ikkagi ennast hoida? No me küll loodame, et meil täna siin keegi ei kuku, aga on kindlasti kukutud ja nii mu oma poegki kunagi kukkus päris rängalt ja oli operatsioonil, aga nagu öeldakse, et töö loodame, et täna kõik läheb hästi. Tükk aega pole Allar Keermet nagu rajal näha olnud ja täna on siis nüüd üle tüki aja jälle sõit. Kuidas siis tunne on ja missugused on lootused? Eks tuleb vaadata, mis sõit toob ja anda endast parim. Muud siin midagi polegi. Aga kas sellist hirmu ei ole siin vend Argo ju sõitis aasta või palju siin tagasi ennast päris tõsiselt vigaseks või haigeks? Kas sellist hirmu ei ole, et samas asi võib juhtuda? Ei, sellist asja küll karta ei tohiks. Et alati tuleb endast parim anda. Ja mis nagu oleks kõige olulisem sellisel juures, oletame, et nüüd mina või mu pojad või keegi tahaksid nagu sõitma hakata. Mis motomehe jaoks kõige olulisem on? Tuleb hoida õigeid hoiakuid, õigeid kehaasendid. Kui põhiasjad on selged, siis ei juhtu midagi hullu. Aga kui juhtub, kas annaks taevas, et midagi halba ei juhtuks, aga kui nüüd mingisugune kukkumine või asi tuleb, kas pärast sellist mingisugust pauku või kukkumist uuesti rajale tulemist veel tagasi on? Muidugi on, ega see ei sega midagi. Et sõiduisu sellest ei kao. Aga mis kõige suurem rõõm või mõnu selle juures on, kas see, kui saab pärast õhtul karika või lihtsalt kedagi võita? Ütleme nii, et kõige mõnusam hetk on stardihetk ikkagi. Et kui adrenaliin lööb mööda keha laiali, see on kõige mõnusam. Et võitmine ei olegi alati see juures kõige tähtsam. Siin aga oda kõik tuleb punane lipp ja see tähendab seda ja paraku ongi nii, et Kiilabi peab sõitma rajale ja võtma mehe peale, sest paistab, et on jalg saanud tõsisemalt viga. paraku tõstetakse kanderaamiga ta Kiilabi autosse, aga loodame, et
et see vigastus või see trauma ei ole nüüd nagu väga hull.
kohe jälle ka ette, et ei andnud siin pikka varianti üldse midagi. Ja Riho ka praegu pressib ennast Raunost mööda. Ja vendade vahel väga tihedaks revimiseks, et ainukesena nüüd Rauno on puksinud Allari seal, aga Allar ka hoiab Rauno nii kannul, et kas nüüd ometi vennad tahavad võtta kõik siin kommikvõidu, aga paistab, et praegu vahed ikka praegu läinud juba nii suureks. Ei juhtu, et mehed juba vaatavad selja taha, et kas hoida oma kohta või pingutada veel sinna ettepoole, siis praegu paistab, et kohad on ära jagatud, aga Riho küll paistab, et ei taha üritab ikka veel seda esikohta, aga ring on jäänud ja üks on tulnud natukene ligemale, aga üks ring, aga Riho läks Argost mööda viimasel ringil ja kas nüüd Argo suudab? Ei suuda ja näeb, mis tähendab see, kui taktikaliselt on kõik paika pandud ja ma ei oska nüüd öelda, mis seal see põhjus oli, aga Riho suutis viimasel ringil, viimases kurvis sõita oma vanemast vennast mööda viimase 20 meetri peal ja võttis võidu ära, nii nagu seda ennem Argo tegi Rauno vastu ja Allan täna on number 102 ja nii nagu täpselt teksid, number 102 esimene ja number 7 teine. 14 neljas. Et paistab, et ka see sõit kulgeb täpselt nii nagu kõik eelnevad eelsõidud. Et siin ei ole nagu ja kui nüüd kõigil tehnika ilusti lõpuni vastu teha, siis peaks ka see lõppjärjestus täpselt niimoodi jääma. Ja ongi finišilipp esimestele langenud ja külgkorvide paremusjärjestus, et tänasel Kohtla-Nõmme etapil siis esikoha võitsid number 102 võistlevad Joel Sudikevitš ja Bruno Bachmann. Teisena lõpetasid number 7 võistlevad Simo Jäätmaa ja Margus Rändsepp. Võitjatele ja auhinnad annavad siis üle meie võistluste direktor Arvo Keermäe ja võistluste peakohtunik Jaak Rooden. No nii.
Teise koha saavutas Argo Keermäe. Eks Argole natukene ka võlgu Raunole, et Rauno laenas oma siklit talle ja see sikkel viis need koha võrra ettepoole. Ja võidu võttis finaalis Riho Keermäe. Kes suutis siis viimasel 20 meetril Argost mööduda. No nii, naeratage fotograafidele. Aplaus veel sõitjatele. Ja kohtumiseni teiega siis järgmisel korral. 25, hakkame kolmandas kohas pihta. Jaanis Ribenis. Peresse, jah. Ja kõik toimikesed sina. Väga kaunis. Teise koha supermoto arveses saavutas Kristjan Siilak. Ja supermoto klassis esikoha saavutas Joosep Laiksoo. Nii, fotosessioon, naeratus fotograafidele. Nii, aitäh võistlejatele. Teise koha külgvangrite arveses saavutas Simo Jäätmaa ja Margus Rätsep. Palju õnne, ibe õnne. Ja külgvangrite arveses kindla esikoha saavutasid täna Joel Sudnikevitš ja Bruno Vahman. Tuvi. Seina ajal. Aitäh. Ma olen läbi vajunud raamiga siin jumatud. Aitäh ürika. Jumala Aplaus siis jah veel kord sõitjatele, naeratused fotograafidele. Suurema selle tegema. Ja Karol läheb oma pudeliga, jah. Veab. Ja kvoodide klassis täna kindla võidu võttis Joni Koivistu. No nii, Joni võttis ka järelkasvu pidestadile kaasa, sest ega kus me neid noori sportlasi ikka harjutame võistlustega ja nõudlustamistega, kui mitte isaga koos pidestaalil. Aplaus siis võistlejatele. Ja nüüd on siis veel anda eriauhind. Palume Joel Sudnikevitšil ja Bruno Vahmanil tulla võtta vastu kott kartuleid kohalikult külamehelt. Nii et aplaus teile veel kord ja. Ja mina omalt poolt tänasin siis kõiki võistlejaid veel omakorda ja kõiki korraldajaid selle toreda päeva eest siin täna Kohtla-Nõmmel.
Sööraja staadionil ja loodame, et kui jumal annab, siis ka see aasta äkki oktoobris lubati, et võib-olla tuleb äkki veel üks etapp, number 78, et need igasuguseid riistapuid tuleb siin veel meil rajale ja tuleb siis, teeb siukse, näed ikka, kisub ikka pöörded ülesse ka ja arvatavasti tal see number 78 on veel siis sellest punnvõrride 24 tunni sõidust seal ees ja näed, täitsa põriseb ja isegi tulek põleb ees ja otsaesine lamp ees ja sõuab küll seal udus, ei ole häda midagi. No pane teine ring veel otsa siin, et pane veel üks ring. Pane, nägid, tõstab vahepeal nokka ka ja vägev, et ega meil on, motorada ongi ikka selleks, et siin peal igasuguste riistapuudega, millel on mootor küljes, sõita ja propageerida seda motosporti. Vahet siis ei ole, sest siin heal nõukaajal oli punnvõr, ma mäletan, siis nende noorte poiste sõiduriist ja tihtipeale oli nii, et stardis nad küll olid, aga finišisse nad tihtipeale ei jõudnud. Aga nüüd on siis jälle need punnvõrid kuurinurkadest ja garaažidest üles leitud ja nendele elu sisse äratatud. Ja näed, isegi LED-lambid igasugused vägevad on küljes ja nii, et tipp-topp, väga hea.